tere tulemast kõigile Õpetajate Lehe toimetusse. Ja võib-olla alustame siis sellest, et kõik tutvustavad ennast. Minu nimi on Celal, olen pärit Türgist. Ma õppisin Türgis õpetajaks, töötasin 2 aastat Türgis õpetajana. Ja umbes 3,5 aastat tagasi pidin lahkuma oma kodumaalt. Eestis töötan matemaatikaõpetajana juba 2 aastat. Te kutsusite nüüd oma tuttavad ka siia, need tuttavad, kes tahavad samuti õpetajaks saada. Jah, nad tahavad õpetajaks saada. Just me omavahel kui rääkisime, et nad ütlesid, me oleme õpetajad, mõned 20 aastat juba nad on töötanud õpetajana. Nad on harjunud selle tööga. Nad tahavad Eesti jaoks midagi head teha. Sellepärast tahavad õpetajaks saada. Nendel on vaja toetus, et me peame natuke aitama neid eesti keele õppimisega, õpetaja töö motiveerimisega. Nii, palun järgmine. Minu nimi on Sibel. Olen pärit Türgist. Tulin umbes 4 aastat tagasi Eestisse. Mina töötasin Türgis õpetajana. Ma tahan töötada klassiõpetajana. Võib-olla. Mina sain juba B1 taseme, aga mul on vaja praktika ja B2. Mina tahan Eestis ka töötada õpetajana. Aitäh. Palun järgmine. Mina olen Zeynep. Ma olen pärit Türgist. Türgist töötasin teologia õpetajana. 3 aastat töötasin. Ma tahan siin klassis õpetaja võib-olla ja Euroopa ja ajalugu. Nii, palun järgmine. Mina olen Tahsin. Olen pärit Türgist. 1,5 aastat tagasi abikaasaga koos tulime Eestisse. Tegelikult olen ehitusinsener, aga Eestis tahaks saada matemaatikaõpetajaks. Ja praegu ma kandideerisin Noored kooli programmi ja mul on praktilise voor 15. aprillil. Praegu käin sõbr Celali tundides ka, matemaatikatundides ja ma harjutan. Ma kandideerisin paljudesse ettevõttesse, ehitusega seotud firmadesse, aga ei saanud praegu. Ja matemaatika ka mulle väga meeldib. Ja tahaks Eestile ja eestlastele tahaks olla kasulik, kui on võimalik. Ma tahaks kindlasti see tööd. Aitäh. Minu nimi on Osman. Umbes 3 aastat tagasi tulin Eestis. Türgis 25 aastat töötasin coğrafya õpetajana. Eestis ma tahan coğrafya õpetajana. Ja teie palun. Minu nimi on Şule. Ma olen pärit Türgist. Türgis õppisin õpetajaks, bioloogia õpetajaks. Ma olen bioloogia õpetajana. Tulin 4 aastat tagasi Eestisse. Ma tahan töötada Eestis bioloogia õpetajana, sest Türgis töötasin 20 aastat töötasin bioloogia õpetajana. Aga nüüd Eestis meie problem eesti keel praktika. Jah, paistab, et Celal räägib siin kõige paremini eesti keelt. Ja. Aga kuidas sina siis selle eesti keele selgeks said? Sa oled 2 aastat olnud Eestis või? 3,5. Kuidas sina siis eesti keele selgeks said? Mis sa soovitad nüüd oma sõpradele? Et nad vaataksid enne 13. Jah, kui ma tulin Eestisse, mul oli lapsepõlve unistus, et ma tahaksin õpetajaks saada, matemaatikaõpetajaks. Sellepärast võib-olla ma natuke õppisin rohkem, aga see on seotud selle ka,
mõnedele inimestele meeldib ise õppida, mulle väga meeldib ise õppida. Ma käisin keelekursusel ka, aga ma võin öelda, 80% ma õppisin ise kodus. Sibel ka teeb väga hästi, kodus kogu aeg telefoniga ma õppisin eesti keelt. Mõnikord 6 tundi päevas, 7 tundi päevas õppisin eesti keelt. Aga mõned inimesed, nad ise ei oska õppida. Nendel on vaja kursusel käia või nendel on vaja kuskil inimestega suhelda. Kuidas teie olete õppinud eesti keelt? Siin eesti keelt kursusel ja tavaline ise. Mul on 2 last, sellepärast minu jaoks on raske keelekursusele minna, sellepärast ise internetis raamatust õppisin. Ja. Nüüd ma käin B1 kursusel, eesti keele kursusel. Mul on keelesõber. Ma suhtlen keelesõbraga. Ja eestlased sõbraga suhtleme ja abikaasaga suhtleme eesti keelt. Ja. Praegu ma käin B2 kursusel, integratsiooni sihtasutuse kursus. Ja Tartu Rahvaülikooli kursus on ka, see on, aga ma arvan, et see ei ole piisav. Ja vaatan kontist ka ja keelete ka sealt ka õpin. Ja vaatan videoid, loen artiklit. Tavaliselt Zoom'is eesti keel õpin. TLK Keelete. Keelete. Keelete tavaliselt internetis õpin eesti keel. Natuke räägi minu abikaasa eesti ja natuke ETV vaatan. ETV. ETV. Ma õppisin eesti keel keeleklik kursusele, Kaysın kursusele töötasin Pagulasavis. Nüüd minu firma siin saal kolisime vaja, aga ei leia uut kohal. Nüüd lahkusin töölt, kodus õpin eesti keelt, raamatut, sõbraga, keelesõbraga suhtlen. Ma käisin Saksamaal, meil on Saksamaal ka tuttavad, kes on õpetaja, kes pidi lahkuma Türgist nagu meie. Et nendel on 5 päeva nädalas keelekursus. Nad käivad iga päev kursusel nagu töö. Nad lähevad kell 9 keelekursusele, kella 5, kella 4 nad on kursusel. Nad seal räägivad inimestega, teevad praktika ja loomulikult nad õpivad paremini kui meie. Ja seda ka ma tahtsin öelda, et Eestis kahjuks ei ole piisavat keelekursus. Kui üks inimene käib 2 korda nädalas keelekursusel ja ülejäänud ajal, kui ta käib tööl, siis ta ei saa keskenduda, ta ei saa õppida hästi. Kes tahab töötada õpetajana, ma ei tea, kas me võime teha, et valime, kes tahab töötada õpetajana, kellel on vaja rohkem keeli. Näiteks kui keegi töötab teenindajana, kui keegi töötab kokona, ta õpib B1, see B1 on tema jaoks piisav. Aga kes tahab töötada õpetajana, nende jaoks me peame midagi tegema, et nad õpivad paremini, õpivad rohkem. Nagu Saksamaa, nagu Soome, äkki nad käivad iga päev kursusel. See kindlasti, nad on õpetajad, nad on targad inimesed, nad õpivad väga kiiresti. Olete nõus? Jah, ma olen nõus sellega. Tahaks käia rohkem harjutamas keelt? Jah, see oleks hea meile, ma arvan, et see oleks parem. Ja kodus ka me õpime, aga vahel meil on vaja motiveerida rohkem ja
kui näiteks klassis või kuskil tuleme kokku inimestega rohkem, siis ma arvan, et läheb kiiresti. Mina olen õppinud keeli jällegi juturaamatuid lugedes. Kas te olete eestikeelseid juturaamatuid lugenud? Mina lugesin Tõde ja õigus. Oli väga raske, aga lugesin Kevad. Jah. See oli kergem. See oli kergem, jah. Tõde ja õigusega võrreldes oli kergem. Aga kas soovitate ka teistel lugedes õppida, kui ei saa kursusele minna? Jaa, aga alguses see võiks olla natuke raske. Näiteks Tõde ja õigus, kui ma hakkasin lugema, et alguses ma ei saanud mitte midagi aru. Aga jah, see raamatu keel on erinev. Aga kui te harjuda sellega loete, siis kunagi tuleb. Et siis te lõpuks saate väga hästi aru. Ma isegi sain väga hästi aru, aga see raamatu sees olev elu oli väga raske. Ja siis ma hakkasin kogu aeg nutma. Et keegi sureb ja siis keegi veel kord sureb. Palju lapsi suri ära. Ja palju lapsi suri ära, see Krets, kui suri ära, see oli nii raske lugeda oli. Mina õppisin niimoodi saksa keelt, kui hakkasin alguses lugema, oli 20 võõrast sõna oli ühe lehekülje peal. Ja alles siis, kui oli 200 lehekülge läbi, alles siis jõudsin selleni, et oli 3-4 võõrast sõna lehekülje peal. Aga jah, iga inimene ise ei saa, ütleme, iseennast motiveerida. Et ta ei saa planeerida, et ma pean lugema ja siis ma pean vaatama, kuidas, kas mõjub või ei mõju. Keegi jälgib, õpetaja annab nendele raamatud, ta jälgib, siis ta küsib, kas nad lugesid. Jah, meil on vaja tõesti seda, et me võime proovida. Ma olen Türgist pärit, et ma tean väga hästi Süüriast, Iraagist on mõned inimesed, kes on töötanud oma kodumaal õpetajana. Et me võime proovida, võime teha ühe grupi, siis 5 päeva nädalas nad käivad kursusel. Ja kindlasti ma 100% olen nõus, et nad õpivad ühe aastaga vähemalt B2 ja siis nad saavad töötada. Ja siis nad saavad hakata raamatuid lugema. Ja. Kui B2, siis saab juba lugeda. Ja. Kui palju sul Süüriast tuttavaid on, kes tahaks õpetajaks hakata? Ma praegu võin öelda 2. Üks on inglise keele õpetaja, üks on jälle matemaatikaõpetaja. Et mõlemad töötavad kokana. Aga miks näiteks see inglise keele õpetaja, ta on väga tubli naine. Ta on töötanud 15 aastat vist õpetajana. Aga näiteks, kui me temaga rääkisin ja ma ütlesin talle, et inglise keele õpetaja, äkki alguses sul ei ole vaja palju eesti keelt, sest siin oled inglise keele õpetaja, aga ikka ta kardab. Ja kui me võime teha nii, et näiteks kui ta siin praegu käib minu tundides, et see kindlasti mõjub, kui tal on unistus, ta vaatab, jaa, see on võimalik. Vaata, kui ta teeb, mina ka võin teha. Kui ta näeb seda, siis see motiveerib teda. Ilmselt tulekski korraldada ka seda, et pagulased, kes Eestisse on tulnud, näeksid, kuidas teised pagulased juba õpetajana töötavad ja et see on võimalik. Ja teie olete nõus oma tundi võtma kõiki kindlasti vaatluspraktikale. Jah, ma rääkisin meie kooli juhatajatega, et nad on ka nõus tõesti, nad võtsid vastu ja nad ütlesid hea meelega. Näiteks kui ma küsisin Tahsini kohta, kas ta võib tulla minu tundidesse, nad ütlesid, kui sa lubad, miks mitte. Näiteks Shulet on bioloogiaõpetaja, ta väga tahab bioloogia tundides käia, sest see sõnavara ka teistsugune, aga kui me hakkame neid õpetama näiteks nende erialaga seotud sõnavara ja siis see ka võib motiveerida neid, et nad õpivad paremini.
et tõesti näiteks matemaatika sõnavara, kui ma kuulan ainult üks kord, see jääb meelde. Ma enam ei unusta seda, kui ma alguses hakkasin õppima matemaatika sõnavara, näiteks ütleme nimetaja. Türgis on päris teine nimega nimetakse, aga nimetaja, ma ei unustanud mitte kunagi, sest see on minu töö, ma tegelen sellega. Sellepärast see sõnavara õpitakse kindlasti palju kiiremini. Äkki on siis hea mõte võtta ka keelekursused ette niimoodi, et bioloogiaõpetajate eesti keelekursus, matemaatikaõpetajate keelekursus, geograafiaõpetajate keelekursus. Jah, see oleks parem. Näiteks keegi tuleb ja ta räägib matemaatika sõnavarast või ta räägib lihtsalt matemaatikast või näiteks me võime teha nii, et ma arvan, Tallinna Ülikool ka nõus sellega. Ma praegu õpin Tallinna Ülikoolis, ma võin ka küsida, et nad käivad matemaatikatundides Tallinna Ülikoolis, et nad vaatavad, mis see tähendab, mis see matemaatika eesti keeles tähendab, et mis see lugeja tähendab, et siis nad näevad ja siis nad ise mõtlevad, okei, ma saan teha. Kui ma oma elus palju kogesin seda, et kui keegi ütleb, ma tahan ja ma saan teha, kindlasti ta saab. Ja see on ju ka tõsi, et eriala keel seal on palju vähem sõnu kui suhtluskeeles, et selles mõttes peaks eriala keele saab ruttu selgeks ja siis sealt edasi saab juba jälle hakata raamatuid lugema ja C1-ni õppida. Jah, C1-ni. Aga jah, kui näiteks, kui tal on piisav eriala keel, siis ta võib töötada ja kui ta töötab iga päev, ta õpib juurde. Näiteks mul on nii, et ma lähen õpetajate tuppa, meil on seal kolleegid vahetunnis ja siis me räägime ikka eesti keelt ja iga päev ma õpin midagi. Kui sõnavara, kui see eriala sõnavara on piisav, siis nad kohe võivad töötada. Eriti võõrkeeleõpetajad. Jah, eriti võõrkeeleõpetajad. Mida teie tahate lisada? Praegu ma mõtlen. Ja nagu Jalal ütles, eesti keele kursused praegu on vähe. Ja ikka üheskoos õppimine on palju toredam ju. Ja üksteiselt õppimine ja ka üksteise parandamine. Ja. Mis teie ütlete? Mul on vaja 2 või 3 päeva kursusime, aga palju vaja praktikse. Võib-olla pilotkool, 1 nädal 2 korda tunni kuulen. Bioloogia, matemaatika, geograafia, sõna kuulen, palju kuulen. 2 korda võib-olla nädalas. Ma arvan, parem eesti keel. Käia tunde kuulamas. Ma arvan ka, et see on kindlasti hea. Kuulata erialast keelt. Mis sa kommentaariks ütled? Jah, see klassikeel on ka väga oluline. Mina ka tegin nii, kui ma hakkasin töötama koolis, kui mul oli vaba tund, ma käisin teiste õpetajate tundides ja ma vaatasin, kuidas nad juhivad kõigepealt. Ja mis sõnavara nad kasutavad. Et okei, oma matemaatika eriala sõnavara mul oli enam-vähem selge, aga kui on vaja õpilastega suhelda, kuidas nad suhtlevad ja mida nad ütlevad, näiteks too näide, näiteks ma õppisin sealt, et või kui õpetaja tuleb, siis ütleb, alustame tunniga, et need on ka olulised. Kui ta käib tundides, siis ma kirjutasin kõik, mida õpetaja räägib ja siis peale seda hakkasin õppima. Sa kasutasid tunnis ka selliseid sõnu nagu eks ole. Jah, eks ole. On ju. Ja sinu õpilasedki, Ukraina õpilasedki ütlesid eks ole. Jalal räägi, kust see mõte tuli, et sa kutsud oma sõbrad kokku ja tahad sellel teemal rääkida?
mina olen õpetaja ja ma kuulen iga päev, et õpetajaid on vaja juurde kogu aeg Eestis. See on jah, eriti kui ma lugesin, kas õpetajate lehel oli üks artikkel, et me peame kutsuma välismaalt õpetajaid. Kui ma hakkasin lugema, siis ma mõtlesin, okei, kui on vaja, siis me võime teha, aga meil on Eestis elavad inimesed, kellel on vaja toetust. Kui me toetame neid, nad saavad hakkama. Ja sellepärast ma kirjutasin teile ja siis ma ütlesin, et me võime midagi teha. Nad õpivad kiiremini eesti keelt. Nad on õppinud ju juba õpetajaks. Üks inimene, kui ta tahab õpetajaks saada, see võtab 15 aastat. Nad on valmis. Kui 1 aasta, 2 aastat, kui me toetame neid, siis nad võivad töötada. See on Eesti jaoks on hea ja nende jaoks on hea, et nad kohanevad kiiremini. See on ka hea. Ja siis nad saavad oma unistuse. Ja miks välismaalt sisse tuua, kui juba neid on olemas siin? Kas sa oled ka haridusfoorumi? Jah, olen. Olen sealt ka. Ja teised võiks ju ka tulla sinna. Jah, siin on juba olemas. Ja, et siis te näete, mille üle Eesti hariduses räägitakse, mis mured on, mida tähtsaks peetakse ja võib-olla lõpetame ära siis selleks korraks või? Aitäh!